Tere tulemast kuulama Euroonikuse taskuhäälingut. Tänases saates osalevad Meelis Väljamäe ja Indrek Sillaste ja me räägime teile mõnest päris huvitavast tehnikauudisest ja enamus neist seekord puudutab sellist meediamaastikku ja natukene ka mänge. Ja alustame kodumaalt pihta, et Apollo TV, mis tuli siin mõni aasta tagasi, paar aastat tagasi sellise uue väikse tulijana, aga samas nagu tuntud brändin, sest kinokett ja raamatupoed on neil ju ammu olnud, tuli siis ka televisiooniturul, ehk siis nad tegid äpi, mis pakkus telekanaleid ja siis sellist kuumaksulist sisu, eks ole, nagu siin teised konkurendid või nagu Netflix või mõned muud. Ja nüüd siis mõni aeg tagasi oli uudis, et Apollo TV koondab inimesi ja nüüd on siis teada põhjus, et Apollo TV müüdi Q3-le maha, ehk siis TV, mis iganes ta on firmale, kes Q3 haldab ja see on kahe otsaga asi, et ühtepidi on see, et ilmselgelt põhjus on ju seal, et kui need asju tuleb liiga palju, siis nagu kõigile jaoks kasutajad jätku, eriti kui ei ole sellist eksklusiivset sisu ja Eestis on seda eksklusiivset sisu nagu väga keeruline pakkuda, eks ole. Ja siis ongi see, et kui sa ei saa endale piisab palju kliente, siis sul on lihtsam nagu minna ja anda enda need nii-öelda tehnilised lahendused ära kellegile ja müüa maha kellegile, kellele see kasutajate baas olemas on, eks ole. Rohkem klienti lihtsalt, jah. Just, aga Q3-l on nagu rohkem kliente, lisaks selle on ka rahvusvahelis, neil on kõigis Balti riikides ja mõnes riikides veel nagu neid TV-teenuseid ja iseenesest mõnes mõttes on see nagu selles mõttes hea, et sul ei ole nagu väga palju nagu sellist säbru siin turul, aga teistpidi on see nagu kehv, sest konkurents kannatab, eks ole. Valik on väiksem. Valik on väiksem, just nimelt ja alati me teame, et väiksem valik võib tähendada kallimad hindu. Just, aga üks põhjus on ikkagi see, et kui sa teed sellise streaming teenuste äpi, siis sul võid teenust hakkad pakkuma, siis sul peab olema üks kahest, kas sa pead olema nagu turul juba suur tegija ja omad mingisugust jõudu, nagu seda on Telia Elisal, eks ole, kes on operaatorid, eks ole, et klassikas mõttes, kellel on sisse ehitatud kliendibaas. Teine variant on see, et sul ongi rahvusvaheline haare või sul on mingid eksklusiivid, nagu on Q3-l, kellel on mõlemad, eks ole, lisaks on neil siis hästi palju oma toodangut või on sul Viaplay ja lisaks Q3-l on näiteks leping Paramount Plussi edastamiseks Balti riikides, eks ole, Paramount Plus ei ole oma äpiga Eestis ja siis selle kaudu saab. Ja teine asi on siis see, et Viaplayl näiteks, kellel on väga suur eelis just see, et neil on spordikanalid, eks ole, hästi palju eksklusiivseid spordiasju ja kes sporti vaatab, see kindlasti Viaplay omale võtab. Põhimõtteliselt on, et sisuga, müüd ennast sisuga ja müüd ennast hinnaga, et see, et kas sul on tõesti nii ahvatlev hinnapunkt on nii ahvatlev, et isegi siin mingid sellised enam levinud teenusepakkujad tahavad sinu teenust katsetada või proovida, või siis sul on lihtsalt niivõrd suur ja hea selline meediatugi, et või mida palju näidata, et jah, sport on väga hea näide, et tugituli sportlased, nagu me paljud ju oleme, nii et mida rohkem sul vaadata ja näidata on seda ja mida parem hinnaga need, siis sellega sa ennast müüd ju. No sport ongi selline asi, mis nagu üks väheseid asju, millega tegelikult õnnestub kasutajad üle meelitada, eriti kui sul on pakkuda mingisugune leping mingisuguse asjaga, USAs on see NFL või NBA või pesapall, et siis nendel on kohe see, et sinna rahvas liigub, eks ole, ja ma tean, et nüüd Apple TV Plussi saada nagu erinevaid spordi eksklusiivseid õigusi ja Amazon on seda kogu aeg üritanud ja väga suur osa sellest on Disney käes, mis ongi nagu teine, nagu sa ütlesid, et üks asi on hinnas, eks ole, ja mis oleme siin nagu veits varem rääkinud ka, aga näiteks see, kuidas Netflix näiteks tõstab hinda ja praegu ja samal ajal kaotab sisu, eks ole, konkurentidele ja praegu on see, Ameerikas on hind üle $20 juba Netflixil ja sama $20 eest saad Disney käest nii-öelda kolmikpaketi, kus on Disney Plus, kus on siis Marvel ehk ulme, kus on kõik lasteasjad, mida kõik lapsed vaatavad ja kus on National Geographic ehk siis sellised loodusasjad, eks ole. Eestis on odavam see. Eestis on kõigest odavam. Eestis on ju Disney maksab äkki 7 või 8 eurikki või? Just, aga see on ainult Disney Plus. Sest kolmikpaketti Eestis ei pakuta. Et ongi see, et lisaks Disney Plussil saab USAs siis selle $20 eest või mis 21 eest saab Disney Plussi, saab Hulu, mis on ka Disney oma, kus on nagu palju siis täiskasvanute sisu või sellist actionit, eks ole, ja sellist asju. Ja kõige olulisem, mis on selle taha sees veel kolmikpaketis on ESPN, mis on nagu kõige kõvem spordikanal. Ja kui sa ikkagi sporti tahad, siis selle võtad ja kui sa valida, kas saada ühe sama raha eest 3 ägedat asja või saad ühe Netflixi, siis loomulikult rahvast liigub sinnapool, eks ole. Just, ja Netflix, jälle, kellel mida vaadata, oled uus kasutaja, siis Netflixis sul vaadata on, aga kui sa oled juba oled 2-3 aastat seda juba vaadanud, siis sul ainult ootad seda kõige uuemat ja värskemat materjali, sellest vaadata kasvu, kui hea see on, eks seda tuleb, aga maitsed on ju seinast seina. Ja tegelikult Netflixi probleem ongi ju tegelikult see, et alguses oli neil hea hind
ja neil oli väga suur valik nii-öelda vanemat sisu. Praeguseks on see, et Netflix on väga palju sellest vanemast sisust ära kaotanud, kuna kõik nii-öelda suuremad kanalid tahavad teha oma teenust ja siis võtavad oma sisu konkurenti käest ära, eks ole. Ja Eestis või siin Euroopas on see veel veits nagu parem, sest vanasti oli see, et Euroopas oli jube kehv sisu Netflixil ja USAs oli parem, eks ole. Praegu tundub, et asi läheb vastupidi, sest näiteks eile just vaatasin, et Netflixis on jätkuvalt alles Sõbrad, mis on nagu väga kuulus vana sari, eks ole, aga samas USAs ei ole, sest see on kellegi teise käes, eks ole. Palju teist asjad on samamoodi, et Euroopas on, aga mujal ei ole. Netflixil vist on ju see, et siin uudistest läbi käinud see, et Netflix testib hetkel seda koduvälist kasutaja jagamise tasustamist ju. Ehk siis see, et kui sinu nii-öelda koduväline oled sõbrale ka oma kasutajakonto andnud, et kuule vaata ka, et kuna aktiivseid kontosid võib ju olla vist äkki 4 kokku, siis nüüd nad tahavad ju nüüd selle nii-öelda, tõenäoliselt IP jälitamisega tahavad sul tõenäoliselt ju tasuliseks teha. Just, ja see on tegelikult üks asi, mille peal, see on selline reha, mille peale otsa astudes võib see asi liikuda mõlemat pidi, et kunagi Netflixi juhid ütlesid, et neile tegelikult meeldib see kontode jagamine, kuna see tähendab, et rahvas vaatab nende asja rohkem. Aga nüüd, kus nagu ikkagi king pigistab, ehk siis raha on vähem kui vanasti ja kulud on suured, siis nad üritavad seda nagu tagasi teha, aga teistpidi on jällegi see, et kliendi seisukohast, kui ma varem sain jagada mõne sõbraga, eks ole, ja võib-olla tema jagas sulle midagi vastu, siis nüüd on see, et kui hakatakse sellest lisaraha küsima või seda aktiivselt blokeerima, siis juhtub see, et päris paljud kindlasti ütlevad, et ma ei tahagi seda, mul ei ole mõtet seda kulutust teha, eks ole. Ja see ongi see, et kas Netflixil on selline noatera peal nagu kõikumine, et kas ma saan sealt raha juurde, et teised inimesed, kes siis nagu, keda hakatakse aktiivselt blokeerima, teevad oma konto või siis vastupidi, terve see seltskond inimesi loobub, eks ole. Ja nüüd küsimus on see, et kumb. Ja mina olen see teine variant, et siis kui läheb veel kallimaks, et tasutakse veel rohkem, siis ma tõenäoliselt, ma olen nõus sõbraga seda kontot jagama, et kuule vahet pole mul see, mis ta praegu seal maksab see 11 või 12 eurot kuus, vahet pole, jagame selle 3 ära, me maksamegi koos, sest tema üksi seda vaevalt vaatab ühe kontoga, aga kui sellele tuleb sulle 12 veel tuleb 3 juurde, mõni teine vaataja koht veel 3, mina tõenäoliselt siis juba loobun, sest ma tean, et mul enam ei ole seda. Või siis, kui hind läheb selliseks, nagu ta mujal maailmas on, ehk siis 20 euro kanti ja siis veel jagada ka ei saa, eks ole, siis on nagu ilmselt tekib küsimus, kui palju on mõtet meedia eest makstakse või kus see piir tuleb ja võib-olla mõned teised asjad, sest tegelikult selle raha eest sa saad, kui ta maksas 20 eurot, saad selle raha eest Disney Plussi, Amazon Prime'i ja Apple TV Plussi 3, eks ole. See mõttes nagu... Sest kui vaatad üldkulu nagu kokku endale, mis sa üldse nagu meedia peale nagu kasutad või ütleme, minul on endal olemas Telia ühenduskorus, mis on sul la koos internetiga süke 30 pluss euri või rohkem. Kuus või 30 pluss euri on süke vaataja koht nii-öelda või siis nagu korteri koht. Siis ma kasutan YouTube Premiumit, mis on 8.50, siis on Netflix aktiivne 12 euri ja nüüd paned sinna mõne asja juurde, siis mõtled täitsa uskumatult selle ajaga, mis sa seal telekes tegelikult reaalselt olla saad, maksad ikka päris uhket raha ikka. Mul on vist veel rohkem, sest mul on esiteks on see, et mul on Telia on kallim, sest et mul on sama arve peal on enda oma ja siis ka ema oma ja lisaks on siis see, eks ole, et mul on ühte nii-öelda telepaketti me jagame, kuna on mitu vaataja kohta, eks ole, siis nagu ma vaatan sama selle all, et see on nagu ühine, aga samas interneti eest maksan mõlemas kohas eraldi, aga see arve tuleb nagu kokku. Et siis summa on mul suurem, lisaks samamoodi mul on Spotify, Netflix ja Audible audioraamatut ka, eks ole, nii et kunagi ma kasutasin ka Amazoni Prime videot, aga selle ma panin kinni, sest tuli veel, ma seda väga palju ei vaata, aga see on jällegi selline asi, mida Ameerikas nagu põhimõtteliselt saab nagu tasuta, kuna kõik tahavad ju on ju Prime'i tellijad nagu nii, siis nad tahavad seda kiiret tasuta transporti ja siis see video osa tuleb nagu nii-öelda tasuta juurde. Ja see, kus juures on tegelikult huvitav lähenemine ja me jõuamegi siit nagu sujuvalt tegelikult järgmise asja juurde, mis on see, et Amazon Prime'i tellijad saavad nüüd, et seni nad said tasuta või selle Prime'i paketi sees 2 miljonit lugu Amazon Musicust, mis on siis selline Spotify või Google Play Musici moodi YouTube muusika on ta praeguseks, eks ole. Muusikateenus, mis maksis muidu $10 kuus ja 9 oli ta siis Prime'i liikmetel, siis nüüd eilsest saavad Prime'i kasutajad üleeilsest Amazon Musicus ligipääsu kõigile 100 miljonile loole, mis seal on. Konks on selles, et nad ei saa siis lugusid ise valida, vaid nad on organiseeritud playlistisse, sa kuulad nagu shuffle'i peal randomina, aga põhimõtteliselt nagu raadio, temaatilised raadiokanalid, eks ole. Aga selle eest, kui sul on see Prime tellimus olemas, siis see on sinu jaoks tasuta. Ja täpselt samamoodi on siis, eks ole, see videoteenus sinu jaoks tasuta ja lisaks on olemas selline asi nagu Prime Reading, mis on selline, kui sul on Kindle, vahet pole, kas sul on Kindle siis e-luger või sul on telefonis äpp või tahvlis, siis kui sul on e-luger, e-raamatute teenus, seal on samamoodi, et sa saad Prime'i kasutajana ligipääsu mingile kogusele
siis raamatutele kuus tasuta või selle hinna sees. Ja siin on konks ongi selles, et see on tegelikult selline üsna kaval sissesöötmise viis, sest et kui sul juba see Amazon Music nüüd on või see Prime Reading, kes loed neid raamatuid ja see sulle meeldib ja siis sa mõtled, aga ma tahaks kuulata seda konkreetset lugu või ma tahaks nagu teisi raamatuid ka, siis kohe võimalik nagu tellida peale see Amazon Music täispakett või siis see Kindle Unlimited raamatuteenus, mis ka maksab umbes $8-9 kuus, kus sa saadki tuhandeid või ma ei tea, miljoneid raamatuid kuumaksu eest ja lisaks ajakirju, eks ole. Et ja ajakirjade valik on ju läänemaailmas ikka väga suur versus meil. Meil on sarnane asi on Elisa raamat, eks ole, kus on siis eestikeelsed raamatud ja ajakirjad, aga muidugi meie Eesti valik on hoopis teine, mis ta välismaal on. Aga lihtsalt see on selline väga huvitav viis, kuidas saab kasutajaid nii-öelda konksu otsa, eks ole. Püüad klienti lihtsalt sellega, et annad talle nii-öelda sükest head asja, annad proovida sootsa hinnaga ja seal on selline väike konks on kuskil juures, aga mis teeb võib-olla otseselt mitte ebamugavaks, aga tahaks natukene veel juurde ja siis sa mõtled, et olgu see 2 või 3 euri kuus, mis tegelikult summana tundub see 3 eurot kuus või 4 eurot kuus tegelikult uskumatult väike, vaadates, kui palju sul kuskil midagi maksab. Aga jälle siis, kui sa teistpidi lööd kokku, reaalselt ütlesid, nagu vaata, mitu kontot sul on, kui sa lõpuks need kõik kokku lööd, siis mõtled, et maksad mingi 70-80 euri, kasutad mingisuguse meedia tarbimise eest, millest sa reaalselt nagu ära suudad kasutada suht vähe ja kui sa sealt veel nüüd jagada ka ei saa seda kellelegi, võta kasuta, mul on tõesti mitu, mul on lastel on see YouTube Premiumi konto antudele, et saad kellelegi teisele ka nagu seda lahendust pakkuda, et ongi siis nagu, siis tuleb see hind nagu soodsam, on ju. Aga muidu päris kalliks läheb see. Aga siin ongi nagu see, et tegelikult üks asi on ka see, et me ei mõtle, siis teine asi ongi see, et see üks nagu sellest äripointist ongi ju see, et saada võimalikult palju kasutajaid ja siis nad tegelikult ei kasuta seda teenust, eks ole. See täpselt samamoodi nagu jõusaalis päätes Abas sõprade sarjas oli kunagi see, kus Chandler läks, ta oli 8 erinevat jõusaali kliendikaarti ja tegelikult ei käinud mitte üheski. Julgelt kinni panna läks järgmisest, eks ole, tegelikult ei kasutada. Koha peale minnes ütlesid, et mis asja, sa lõpetad ära või? Siis tuli teine vein ja tuli kohale vein. Aga et tegelikult see ongi, et selline mõnes mõttes tuleks nagu aeg-ajalt teha vaadata üle need kuumaksulised teenused, mida sa tarbid, sest see võib lõpuks minna nagu päris kalliks ja siis kui sa eriti ei kasuta, siis võib-olla nagu ei ole mõtet niisama raha maksta. Aga samas ma kujutan ette, et tegelikult on päris palju selliseid inimesi ja võib-olla selliseid, ma ei saa öelda vanemaid inimesi, aga siis nagu mitte teismelisi, kes tegelikult ju tarbivadki muusikat näiteks niimoodi, et neile sobibki see, et see tasuta teenus, kus ongi nagu nii-öelda raadio, et ma võtangi selle country-kanali või rocky-kanali ja ma kuulan seda, eks ole, et ma ei peagi otsima, et ma tahan nüüd Taylor Swifti või Maroon 5 või mida iganes, eks ole. Midagi mängib taustal kohe. Midagi mängib taustal ja see žanr sobib ja ongi korras, eks ole. Kvaliteet on korralik ja järjest võib tulla. Just, üks asi muideks, mida ei ole siis Spotify's, aga mis on Amazon Musicus olemas, mitte nüüd sellest tasuta random variandis, vaid üks asi, mille puhul sa veel üles müüa, on see nüüd HD kvaliteet, ehk siis nüüd CD kvaliteediga muusika, mis on ka selles sees. See on ju Spotify ka, jah? Spotify, kas ta nüüd tuli? Ei, see on kogu aeg olnud. Tal on see, et kõrgem bitrit on ainult tasulisel paketil. See on kõrgem bitrit, aga ta ei ole lossless. Aga nad kogu aeg lubavad losslessi, mõtlen, kas ta nüüd tuli või ta kohe tuleb, pigem nad räägivad sellest, aga Amazonil on see jupp aeg olemas olnud ja see on ka märgata odavamast Tidalil ja minust ka Spotify, kui ta nüüd tuli või tuleb, siis ta on 20 euro kanti on see, aga Amazonis on $10 ja selle raha eest saad siis nagu seda HD kvaliteedi kuulata. Teine küsimus see, kas sa seda tegelikult kuuled ja kas su tehnika, mis su kodus on või kõrvaklapid, kus sa mängida suudab, eks ole. Aga tunne on hea, et mul on midagi kvaliteetsemat. Tehnika peab ikka vastav olema ja kui sa high-res audiot või losslessi juba kuuled, et siis sul peab ikka väga hea kõlar ja väga-väga hea klapp olema, nii et muul juhul ei ole tavalise kõrvasisese paats klapiga või siuksega. Mis on veel Bluetoothiga selle asja nagu nii maha tõmma kvaliteediks. Mingi vanem telefon ja millel Bluetoothi standardid on juba vanemad. Aga ja kolmas või järgmine asi, mis on samamoodi meedias ja mis on huvitav, on see, et YouTube, kel tegelikult on olemas see YouTube TV, mis siis ka YouTube telekanaleid sisaldab, lisas nüüd USAs võimaluse tellida erinevaid lisakanaleid, eks põhimõtteliselt YouTube muutub selliseks klassikaliseks kaabelteenuse pakkujaks peaaegu, et ilma kaablita, et samamoodi nagu Q3, kus on telekanalid ja siis on veel mingid tellitavad asjad või nagu Telia, kus on või Elisa Hub, eks ole, kus on samamoodi need klassikalised on-air telekanalid, mis on reaalajas ja siis lisaks on sul mingisugune sisu, mida sa saad vaadata siis, kui su soovi on, eks ole, ja eksklusiivselt. Ja neil on siis nüüd samamoodi üle 30 lisakanali, näiteks Showtime ja Stars, mis on hästi kuulsad ja igasuguseid teisi veel ja mõte ongi selles, saad neid tellida ja hallata nagu ühes keskkonnas ja maksta siis nagu väga lihtsalt ja mugavalt
ja põhimõtteliselt vaadata neist samas YouTube'i keskkonnas, sa ei pea nagu selleks minema kuskile teise äppi, eks ole, et teeb nagu selle asja mugavaks, samas teeb ilmselt nendele lisateenuse pakkujatele nähtavust toob juurde, eks ole, sa peab minema otsima kuskil, see on sul nina all olemas. Ja plussiks on veel ju see, et vaata YouTube'i äppi toetavad nagu reaalselt absoluutselt kõik seadmed, tahvlid, telefonid, olgu ükskõik milline operatsioonisüsteem sul telekas või tahvlis või ütleme tõesti, kelle oma sul vahet pole, YouTube'i äpp on valdavalt kõigis peal. Sest mina olen kasutanud seda nii-öelda häkki või workaroundi või kuidas iganes seda nimetada siis YouTube'i äpiga, et Google Play Music, Google Play Movies, mitte Music, ühesõnaga siis jah, et filmida, mida küll USA pakutakse sarju, aga meil on ainult filmid, kus saab siis rentida või osta filme, eks ole. Mina olen seda paar korda rentinud mõnda filmi ja seal on see, et mingitel seadmetel ei ole seda äppi, eks ole, mis Apple'i seadmetel kunagi olnud, ma ei tea, kas nüüd on, aga need ilmuvad sulle ka YouTube'i keskkonda sinna ostetud asjad täbi alla. Ja see on ju kõigil igal pool olema, sealt saab ikka vaadata, nii et Google on teinud nagu selliseid väga kavalaid liigutusi, kuidas nagu salaja pääseda kõigi seadmetesse, eks ole. See on päris huvitav. Aga jah, et see YouTube'is nüüd need lisakanalid, see meenutab mulle veidi, ma hakkasin kohe mõtlema, et tegelikult nagu samas asjad Telia, kus on, eks ole, Telia see äpp ja siis sa lähed sinna nagu sisemiste äppide alla või kus on nagu äppide valik ja seal on sul HBO ja ma ei tea, Inspira Plus on nüüd, eks tasutane kasutajate, see on veel mõned asjad, mis Fox, eks ole. Siis sa saad ka nagu tegelikult HBO ka tasuline või Go3 on ka selle kaudu võetav, eks ole, et sa saad nagu maksta juurde ja siis tellida sealt kaudu, et see sama Telia arve peale sa ei pea eraldi nagu mingit krediitkaarti majandama või nii edasi, et see on tegelikult kasutajateks päris mugav. Et see on nagu samasugune asi YouTube'i poolt siis väga-väga huvitav nagu lähenemine ja paistab, kuhu nad sellega jõuavad. Aga võtame siit võib-olla natukene lähme sinna, kui me juba rahast ja sellistest, kui palju me kulutame asjade peale rääkisime, siis räägin sellist uudist, et PlayStation Plusi tellijate arv on kõvasti kukkunud ja Sonyl ei lähe selle teenusega, kuigi hästi nad alles hiljuti ju tegid selle ümber, et neil oli see PlayStation Now äkki, eks ole, ja siis Plus oli eraldi, nüüd on üks teenus ja see tellijate arv on sinna 10% või natuke vähem on kukkunud siin. Siis ma hakkasin mõtlema, et kas üks asi võib sellest olla, et üks asi ongi see, eks ole, et kas need teenus ei ole odav. Ja tegelikult ilmselt praeguste nii-öelda selliste saabuva või ähvardava masu tulemustes inimesed võib-olla lihtsalt nagu mõtlevad, mida nad teevad ja mida nad ei tee ja kuna mängimine oli tipus siin pandeemia ajal kõik kodukontorites, siis tänapäeval on seda kodukontorit vähem ja aega on vähem, inimesed üritavad nagu tagasi teenida nii-öelda seda kaotatud aega, käivad reisima, sõpradel külas ja teevad igast sellised asjad, keegi ei mängi enam. Sporti teevad nüüd, et selle mängimise asemel. Just, ehk siis kas võib olla selles, et need inimesed lihtsalt mängivad vähem, sellepärast, et see aeg on nagu, tippaeg on nagu selles mõttes korraks möödas, et jah, inimesed teevad muid asju, eks. Jah, see võib, liigutakse kodust välja ja vaatad niisama ringi juba, et... Just, ja see oli nüüd samamoodi, mina hakkasin mõtlema, et mina olen samamoodi, ma kohe logisin sisse, mul on ka PlayStation Plus ja logisin sisse sinna kontole ja sain teada, et 12. novembril aegub, mu aasta saab täis. Ja siis ma nagu päris nagu hakkasin mõtlema, et äkki mul ei ole vaja, ma pole liiabu mängid, pole seda aega selle jaoks. Ma vist ei uuenda seda, et panin selle uuendamise, automaatse uuendamise kinni ja kui ta aegub, siis pärast ma saan mõelda, ma saan alati uuesti võtta, eks ole, aga praegu mul tundub, et mul lihtsalt ei ole sellist aega mängida, ma selle teenusest peaksin veel lisaks maksma, eks ole. Milline pakett sul on? Mul on see tavaline pluss, mis on 60 eurot kuus, eks ole, mida vahepeal sai vist mingi 45 euro soodustusega siin aastas. Just, ma olen ka. Mitte kuus, aga aastas. Mul on mõlema. No mul on ka see oli PlayStation Plus, upgrade'isin üle selleks mitte nüüd premium, aga mis üks variant. See keskmine versioon, jah, et mis on seal 99 euri vist on aasta ja järgmine on siis 120 euri vist aasta. Et lihtsalt saada. No ütleme, kuna ma sealt mingit mängu vahepeal tahtsin saada, siis mul see upgrade oli tol hetkel päris odav oli. Et kuna jälgid jälle need soodukad, et kuna siin on see Black Friday tulemas, ma tean, et selle raames on see ka PlayStation Plus tavas odav mingi 45 euri. Tasubki seda ära oodata siis. Jaa, ma tõenäoliselt, mul saab jaanuaris PlayStation Plus saab läbi, et siis ma ootan ka siin soodukat ja siis ostad ära. See on see keskmine versioon on ekstra, PlayStation Plus ekstra. Mul oli lisaks ka siis PlayStation Now tellimus, aga see sai mul tegelikult juba suvel läbi ja seda ma ei uuendanud, et kuna ma mõtlen, väga, väga palju oli aega mängida. Teine asi, kusjuures selle juures, mida ma mõtlesin, mis võib olla see põhjus, miks see kasutuskond on langenud, on see, et tegelikult eks need eksklusiivsed mängud ju, mida seal PlayStation Plus keskkonnas nagu iga kuu tasut jagati, need hakkavad nagu otsa saama, midagi uut nagu väga ei ole. Et kui sul on nagu 5 aastat see teenus olnud, sul on kõik mängud nagu 3 korda läbi mängitud, ja sul ei ole
pointi ja hoida, sest on lihtsalt nagu, sa ei saa midagi. Just, sa saad ju seda igaga alati uuesti aktiveerida, kui tahad ja siis kui midagi väga-väga huvitavat on tulemas, nüüd tasubki see, mis sinu üles kaalub see, et kas sa leiad sellest, et neid eksklusiive, mis seal selle ekstra või siis premium nii-öelda tasemega nagu kaasneb, et kas sul on seal neid mänge rohkem või nii, et sul tasuks teha see pakett endale või siis sellised ostad reaalselt mängu jälle, mida saab ka mõnikord ju väga hea soodukaga, nii et siin kohas saad valida ikkagi. Teine asi, mis on, eks ole, tegelikult sellega seoses ja siin eelmiste asjadega, mida me rääkisime valguses, et tegelikult selline nii-öelda service hopping või teenuste vahel hüppamine on ka tegelikult hästi levinud ja just nagu nende Netflixi ja muude selliste teenuste vaates, et päris tihti ju tehakse seda, et kuna see katkestamine, uuesti liitumine või aktiveerimine on hästi lihtsaks tehtud, siis ongi see, et kui tuleb mingisugune sari välja, mida ju Netflixil ja siin palju teistel on, vahepeal tuleb ju niimoodi, et nad ei anna välja asja mitte kord nädalas, vaid korraga kõik osad, eks ole, 10 osa korraga, ja siis võetakse see 1 kuu ja vaadatakse see ära ja siis pannakse uuesti kinni, võetakse mingi järgmine teenus, kus on mingi järgmine sari, eks mida tahad vaadata ja niimoodi iga kuu erinev asi, eks ole. Seda tehakse ka päris palju tegelikult. Aga teine PlayStationit puudutav uudis on see, et Microsoft, kes on siin, tahab ju osta Call of Duty tootjad Activision Blizzardit, eks ole, ja siis on ostis ka Bethesda ja see Activision Blizzardi ost on siiamaani erinevate regulaatorite hambus, sest et see on nii suur mängustuudio ja erinevate platvormide peal, et nad kardavad, et kui Microsoft ära ostab, siis nad jätavad see ainult endale. Alguses nad lubasid, et Call of Duty jääb PlayStationile vähemalt, kas me näetes 3 aastaks ja loomulikult sellest kellelegi ei piisanud ja nüüd nad lubavad, et Call of Duty jääb PlayStationile seni, kuni PlayStation eksisteerib olemas on, ehk siis põhimõtteliselt igavesti või üks asi, kes igavesti. Et ilmselgelt nad tunnetavad seda valu, et neil on reaalne oht, et neil ei lubata seda mängustuudiot ära osta ja siis nad peavad nagu andma igasuguseid lubadusi. Just, et lubatakse tegelikult alati on ju võimalik sealt ikkagi raha teenida, ega siis nagu see ei tähenda midagi tasust ära annavad, vaid ikkagi sellest müügist ja ilmselt kui Sony otsustab sellega panna sinna PlayStation Plussi tasuta mänguks, siis ilmselgelt nad peavad nagu stuudio ikka maksma, eks ole, et see raha tuleb ikkagi. Aga huvitav on jah see, et nad ikkagi teevad nagu, lähevad järjest pehmemaks, et ilmselgelt on näha, et surve on absoluutselt olemas. Et see on nagu huvitav ja viimane asi, mis me siin, kui me siin just äppidest ja meediast ja see streamingu turust rääkisime, siis mina olen siin mõne aja kasutanud uuemat, tegelikult eelmise aasta Samsungi QLED telerit ja kuna mu eelmine teler oli üle 15 aasta vana ka Samsung, aga pisike 40-toline ja seal tõsi, oli üks esimesi nutitelereid, kus oli võrgupesa ja puha, aga tänapäeval see asi, mis seal sees oli tööta ja keegi seda kasutada ei taha, ühtegi äppi seda kasutada ei ole võimalik, eks ole. Siis oli mul see taga siis kas, ma siin rääkisime, proovisime Telia boksi, eks ole, ja siis oli mul see Xiaomi pulk ja Android TV-ga ja ka Amazoni Fire TV pulk. Ja nüüd, kus ma siis nagu esimest korda sain üle tüki aja nagu päriselt ise pigemalt kasutada seda nii-öelda sisse ehitatud nutitv lahendust Samsungi oma, siis Dysoni platvormi põhinevat, siis minu jaoks kõige suurem üllatus oli see, et üleöö või ütleme siis tegelikult viimase aasta-paari jooksul on sinna tekkinud praktiliselt kõik Eesti teenusepakkujad peale Telia, eks ole, et seal on olemas Viaplay, seal on olemas Go3, seal on Betana, Elisa, Hub, nii et tegelikult, või Elisa elamus on ta, et tegelikult kui sa tahad vaadata telekanaleid ja ühegi nende jaoks ei ole sul tegelikult vaja, et see oleks nende internetiteenuse klient, sa võid olla Telia klient või STV klient või kelle iganes Tele2, siis sa võid võtta sealt Elisast, Elis-Hubist need telekanalid või sa võid võtta Go3-st need telekanalid, Telia on ainuke, keda kahjuks ei ole, võiks olla, aga tõenäoliselt võib-olla ei tule ka, et mida Telia ei julge ise midagi selle kohta öelda. Aga fakt on see, et järsku on tekkinud see, et kui sul on tänapäeval nutiteler, Samsung oma eriti ja Jupiter ka loomulikult, ERR, LG ka tegeleb vaikselt, Jupiter tuli, eks Go3 on ka vist LG-s olemas minu teada. Ehk siis tegelikult on see, et sa nüüd oledki nagu vaba, teine küsimus on muidugi selles, et me ei tea kaua see nii-öelda selle konkreetse teleri äppe uuendatakse kaua, et kestab mõni aasta ikka, eks ole, aga alati on võimalik sinna lõpuks mingi pulk külge ühendada, aga tegelikult see näitab seda, et seni me saime tarbida nende nutitelerite menüüde kaudu ainult siis seda nii-öelda siis lääne kanalid või teenused, eks ole, nüüd on see, et ka kodumaiste kanalite valik on olemas ja need teenuseid on palju ja valik on vaba ja Jupiter, kus on väga kvaliteetne sisu, Go3, Elisa, mis tegelikult pakuvad siis nii selliseid on-demand või asju, sarju ja filme, mida sa saad siis nagu nii-öelda vaadata, mida iganes tahad, aga ka siis nagu päris televisioonikanalid, eks ole. See on kõik olemas ja ei olegi vaja enam mingit lisapulka sinna külge, vaid vali see teenusepakkuja, mis sulle meeldib.
ja töötab, eks ole, et see on nagu väga hea. Ja mõtle paigalduse peale kodus, kus sa saad nüüd panna teleri seina peale nii, et sul on ainult toit ja kaabel taga, et just ei lähe sinna mingi hunnik või ports kaableid veel lisaks külge või sa pead digiboksi kuhugi ära peita. Kuidagi võiks mingisugune... Lihtsalt, kui sa oled ainult selline, et kui sa ei mängi, kui sul ei ole otseselt Blu-ray mängijat ja või mängukonsooli, siis ongi, et pane telekas kapi peale, pane toit ja kaabel seina, ühendad wifi külge ja voila, kõik asjad sul üle selle töötavad ilusti. Et see on ka nagu suur tegelikult edasiminek, et kui vanasti oli see, et digiboks pidi olema veel, eriti Telia oma pidi olema ju, vanad helisemad ka füüsiliselt juhtmega. Just, kaabli otsas, siis tänapäeval on kõik üle wifi. Jah, et Telia äpp samamoodi, et kui on teler, mis toetab ka Telia äppi, ise kasutan ühte ja siis ongi see, et sul on ainult toit ja kaabel ja lihtsalt eeldab seda, et sul on korteris normaalne wifi või normaalne korralik wifi ühendus ja kõik on väga hästi. Tegelikult võiks kuidagi tulla see toide ka juhtmevalt. See oleks nagu eriti hea. No, sinna lähiaastatel ei jõua. Aga mina ka kaalun seda, et oma vanateleri, mida ma siis nüüd välja vahetasin, äkki peaks selle panema magamistuppa näiteks seina peale ja siis seal ongi sama lahendus, ma pean sinna pulga panema, mul on lihtsalt vana, eks ole, aga samas uus teler töötab nagu selles mõttes, et mul ei ole vaja ühtegi boksi kassu, kui ma ei taha seda sinna panna, saan ilma hakkama. Ja teised asjad, mis on huvitavad, rääkides kasutuskogemusest, siis loomulikult uuel Samsungi pult on nagu selles mõttes huvitav, et tal ei ole enam patareist, vaid tal on aku, USB-C pesa ja siis ka päiksepatarei, millest ma ei ole aru saanud, et kas mul tegelikult on vaja seda kunagi laadida või ei ole, et see on nii vähe mul olnud, et praegu on ikka 50% näitab mul seda akut. Ma arvan, et meil on küll mingi aeg on ju õues suht pime, nii et kas see hästi ta laeb, aga ma tean, et mul on õel endal samasugune pult ja siiamaani ei ole veel vist kunagi pidanud laadima seda asja, et samamoodi, et ongi lihtsalt unustad puldi kas ühtepidi või teistpidi, tõenäoliselt kui sa nii-öelda õiget pidi ta unustad, ehk siis nägu allapoole ja endal see laadimise sa ülespoole, siis ta sealt, mis sealt aknast sisse tuleb, sellega tõenäoliselt täis ajal. Minul on veel suur aken, et kui ma meelde tuleb, ma saan ta panna akna laua peale, kus on rohkem valgust, eks ole. Aga jah, et ma ka kipun parema automaatselt puldi ikkagi nii pidi, et see nupud on ülevalpool ja siis päiksepaneel allpool ja siis ta ei lae midagi, eks ole. Aga huvitav lahendus. Teine muidugi, mis nüüd, kui me siin rääkisime hiljuti Matterist ja sellest, et nutikodu muutub nagu mugavamaks, siis tegelikult üks asi, mis on Samsungi teleritel veel, on see Smart Thingsi hub. Et näiteks mul on samamoodi nagu sul on nüüd võtmete küljes vidin, mis siis nagu Apple AirTags, mis ta nimi on Samsung Smart just, et mis siis annab teada, kui ta kadunud on, et kui mõni Samsungi telefoni omanik mööda läheb, siis kui ma ta saan kadunuks märkida, siis ta annab mulle seda teada, et ma näen ka seda Smart Tagi oma telereklaani pealt ja ma saan sealt seda vaadata, eks ole, ja nii edasi. Ühesõnaga, et see nutikodu keskus on seal nagu üsna mugavaks tehtud. Üks asi, mis mulle ei meeldi, on see, et kui ma vaatan home-nuppu, siis ta viskab alati ette selle minu kasutaja info, et mu mingi Samsungi konto ja siis mingisugused meeldetuletused märguanded, mida mul kunagi ei ole, mis on tühi, eks ole, et tegelikult seda osa võiks saada välja. Võiks saada konfiguleerida, et sa ise saad selle kodumenüü täielikult ringi tõsta nii, nagu tahad. See on nagu päris palju mitmeid asju veel. Ma tahaks näiteks võib-olla Smart Thingsi lähemale tuua ja samal ajal ma tahaks näiteks seda, see on see split view või mingi hästi prominentset, kus on siis see, et saad mitut asja korraga vaadata. Ma seda ka mitte kunagi ei kasuta, et ma tahaks sellega kuidagi siit eemaldada. Sa saad ju sellest reast, saad ju vasakule paremale liigutada. Neid minu arust ei saa, aga mida ma sain teha, on see, et ma liigutasin, tegelikult kaotasin täiesti ära selle nii-öelda kanalite või nii-öelda antenni sisendi, eks ole, kuna seda mul tarvis ei ole. Et selle ma sain seda ära eemaldada ja siis äpid ka, eks ole, saad seal liigutada nagu sellise ritta, nagu sa tahad need lemmikud lähemale. Et see on küll muudetav päris lihtsalt ja mugavalt, aga jah, need mõned asjad ei ole, aga eks nad tegelevad sellega, et selleks tagasiside ongi võib-olla oluline inimeste poolt, et tootjad saaksid nagu asja paremaks teha. Aga kokkuvõtteks on see, et ikkagi minu jaoks oli üllatus see, et saab siis Eesti asju nagu kasutada Samsungi telerite peal praegu niimoodi, et mitte ühtegi pulka vidinat ega muud asja ei pea külge ühendama, kõik kanalid on sul olemas, et ilma, et sa peaks siis klassikais kaabli teenust kasutama. See on edasiminek meie väikses riigis, mida ma ei osanud oodata. Just. Et äge. Lõpuks ometi, jah. Võtame siit veel ühe sellise klassikalise tehnikuudis, nimelt eelmine nädal me rääkisime Xiaomi uutest telefonidest, Xiaomi on vahepeal veel uusi telefone ja üks jäi mul silma kui ütlemata kummaline, siis Redmi Note 12 seeria on väljas, tavaline Note 12, Note 12 Pro, Pro Plus ja siis Explorer Edition, millest ma tahtsingi nagu veidi pikemalt rääkida, mis on ühtepidi väga huvitav telefon, väga huvitavate andmetega ja väga huvitava hinnaga. Siin paljud ajakirjandusväljaanded räägivad, et ta peaks maksma kuskil 350 €, aga me näeme, seda dollari hinda on ikka $430 kandis, mis praeguste maksude ja eurokursi järgi tundub, et tuleb rohkem, pigem 500. Aga mis on nagu huvitav on see, et väga naljakaid tehnilisi andmeid, et ühtepidi on
200 megapiksline kaamera optilise stabilisaatoriga, väga hea, et võib-olla 200 megapikslist pole vaja, aga me kõik teame, et kui sul on MediaTeki uus protsessor, mida kiidetakse, et on parem kui kunagi varem, aga mis on siis selle 200 megapiksli kaamera nagu point on tegelikult see, et ta teeb siis tegelikult ikkagi ju seda 12 või 16 megapikslist pilti, ta võtab selle valguse ja pakib selle kokku sinna väiksemasse pikslite kogusesse ja selliste odavamate telefonide puhul on see, et see on nagu tegelikult see lahendus, mis aitab pilti paremaks teha juhul, kui sa ei suuda nagu teha sellist tipptasemel Apple'i, Samsungi või Google'i moodi pilditöötlust tarkvaras, eks ole. Et siis tegelikult see aitab kaasa. Aga mis lisaks sellele, et kunagi varem pole sellises hinnaklassis olnud 200 megapikslist kaamerat ja optilist stabilisaatorit, need kahtes koos, on ka see, et tal on laadimine. 210 vattine laadimine. Ja nüüd on nagu eriti jabur point on see, et tavaliselt on see, et Xiaomi telefon on suur aku, aga selle on 4300 milliamprini aku, mis on üldse pisike. Et väga kiire laadimine, väga kiire aku ja lubavad, et 66% 5 minutiga, 100% 9 minutiga. 9 minutiga aku 0-100 täis, uskumatu. 210 vatti, et see nagu, ma ei kujuta ette, kui see tundub veits hirmutab. Kuidas ei tule nagu teised selle asjaga kaasa, mis seal, pole nagu kuulnud, et oleks mingisugust kellelgi kuskil midagi põlema läinud või lahutanud, nad on ju teinud neid võimsaid laadijad nüüd juba mingisugune paar aastat teki või, 150 vatti, 100 vatti, 120 vatti ja pole kelletki nagu mingit häda kuulnud, aga näiteks siin Samsungi uue, selle nüüd S23 Ultra, selle lipulaeva, nii-öelda need kuulsused, mis väljas on ikka 45. On 25 jälle. 25. Ja, käisid jutud, et 25 läheb tagasi jälle. Okay. See on eriti jabur. Jah, S22 Ultra kasutas 45 vattist, S22 pluss ja tavaline kasutas 25 vattist, aga nüüd uuel käib jälle. See on huvitav on see, et tegelikult see Explorer Edition on nagu selline nii-öelda siis soodsama hinnaga mudel ja see on kõige kiirema laadimisega, et lisaks on näiteks olemas siis Note 12 Pro Plus, mis on 5000 milliampris akuga, aga 120 vattis laadimisega, mis laeb 100%-ni väga aeglaselt, ainult 19 minutiga. Et see väga aeglas oli nüüd jutumärkides, kuidas see aru saanud, et tegelikult 19 minutit 100% on ikka nagu jaburalt kiireks. Siin jah ei olegi vahet pole palju sul päevas, kui hästi sul see aku kestab, et vahet pole, panete korraks juhtima, et see on laeb ennast täis jälle ja minek. Tavaline Pro, millel on samasugune 5000 milliampri aku, mis laeb selle täis siis 67 vatti laadimine, 50% peale 15 minutiga, 100% peale 46 minutiga, ehk siis tegelikult nagu ikka sellised kiired laadimised algus-lõpus laevad natuke aeglasemalt akut säästa. Ja tavaline Redmi Note 12, mis ei ole Pro, millel on 48 megapiksline kaamera ja ka 5000 milliamprini aku, on päris selline tavapärane 33 vattide laadimine, nii et see tundub, et see hinna vahe ongi põhimõtteliselt laadimiskiirusest tänapäeval kinni, mitte milleski muus, eks ole, mis on nagu üllatav. Kõigil on 6,67 tollised ekraanid ja mis on veel üks vahe on veel, et selle paletan kõigil neil, kus juures on 120 Hz AMOLED ekraan, nii et ka see kõige odavamat. Et väga huvitavad telefonid. Aga nüüd lõpuks siia viimase teemana võtame käsil ühe veel huvitav asja. Tegelikult see on nagu kaheotsaline asi on see, et lõpuks tuli siis otsus, mida oli ammu nagu räägitud, et Euroopa Liit otsustas keelata 2035. aastast uute sisepõlemismootoritega autode müügi, ehk siis elektriautod ja see tähendab ka seda, et sisepõlemismootoritega autode alla kuuluvad igasugused hübriidid, need ka neid ei tohi selleks toota. Ja teine asi on see, et mis on nagu ühtepidi huvitav, aga teistpidi hirmutav on see, et 2030. või 31. aastaks tuleb sisepõlemismootoriga autode emissioone vähendada eelmise aasta tasemest 60% väiksemaks. Et see on nagu asi, mida ma kujutan ette, et paljud autofirmad ei hakkagi üldse tegelema sellega, et sinna neid, võib-olla tehakse hübriidid, millel on suuremad akud või midagi sellist, eks ole, aga võib-olla mineksegi kohe nagu veel kiiremini see elektri peale üle, sest et lihtsalt seda bensiinimootorit veel ökonoomsemaks ajada lihtsalt nagu ei ole nagu reaalselt nagu mõistlik. See arendamine on liiga kallis lihtsalt, et sa, tõenäoliselt on küll võimalik sellest väiksest mootorist veel rohkem välja pigistada, aga see arenduse ise on nii kallis juba, et kuna see elektri peale üle minna, et siis see on nagu üks asi, mis minul nagu veits nagu hirmutab, see on hea, et me saame rohelise tuleviku, aga üks asi on see, et ega tegelikult neid materjale, mille kakkusid toota nagu väga saada pole, eks ole, ja see kaevandamine, see on tegelikult ka üsna saastav tegevus. Teine asi on see, et elektriauto on praegu üsna kallid, et kui mis need hinnad siis tulema hakkavad, võib-olla on see, et tänu massil lähevad hinnad alla, mis võiks nagu hea olla. See on jah variant, sellega nad nagu kohustus on ja müüma peavad, et siin tuleb see win-win situatsioon kuidagi leida. Kolmas asi, mis tegelikult millest nagu väga palju ei räägita, on ikkagi see, et kust tuleb see taristu, mis neid ära lubab
laadida, kuigi siin ka mingisuguseks Tartu Ülikool või mingisugune või TalTech, keegi tegi uuringu, kus väidetavalt, kui kõik Eesti autod, mis praegu olemas on, oleks elektrilised, siis tegelikult meie üldist elektritarbimist see ei mõjutakski nii palju, kui võiks arvata, et tegelikult see ei olegi nii tohutu kogus. Aga päris reaalselt nagu nii maa peal olles, siis meil on ikkagi väga palju selliseid Lasnamäe, Õismäe ja see suuri maju, kuhu nagu igale ühele laadima ja panek oleks ikkagi nagu üsna võimatu tegevus praeguse seisuga, eks ole, see on nagu keeruline. Eramajades ja väiksemates kortermajades on see nagu lihtsam ja muidugi isegi sellistes mõni aasta vanades kortermajades on see, et sinna küll on valmidus tehtud, aga see valmidus ei ole tegelikult mõeldud nii-öelda 100% kõigi elanike jaoks, et seal on ka see, et tegelikult peab siis sinna amprid juurde panema või uusi kaableid vedama, sest et muidu nagu ei piisa. Aga samas jällegi, mis puudutab nagu laadimistaristut, siis seal on jällegi see, et Terminal Oil, kes on üks suur, mina mõtlesin ka, et ma pole näinud eriti Terminal Oili jaamu, et nad on pigem seal Lõuna-Eesti pool. Aga siis ma sõitsin üks päev maale mööda Tartu maanteed ja nägin, et Jüris on suur Terminal Oili jaam, nii et bensujaam siis. Ehk siis nemad panevad nüüd üle Eesti 73, 2 aasta jooksul 73 kiirlaadijat, vähemalt 150 kilovatist ja nad ainult Alexele ehitab hästi hoolega, eks ole, ja siin teised ehitavad väga hoolega. Et tegelikult eks need laadijad tulevad päris aktiivselt, et võib-olla 2035. aasta veel mitte, aga 2050 me ehk näemegi sellist pilti, et praegused tänapäevased bensiinijaamad on siis niimoodi, mitte ei ole enam seal üks laadimis elektrilaadija ja 10 kohta, kus sa bensiini või diislit saavad, on vastupidi, et üks diisli koht ja 10 elektrilaadijat. Sa müüd ju elektriautole laadimist nagu tavalist bensiini, aga lihtsalt seda ehitada on kordades lihtsam, sul puudub sinna juurde see logistika, et sa pead tooma sinna reaalselt midagi juurde, sul on ühe korra valmis ehitatud asi ja edaspidi on sul jube lihtne seda asja juba nagu hallata ja hooldada ja sinu jaoks on selle kilovati hinna, mida sa talle müüd ju, on ju täpselt samasugune, aga diisli või bensiini tarnel sinna konkreetsesse tankurijaama, see maksab sinule ka veel ju päris korralikult juurde. Just. Ja teine asi, mis nagu ilmselgelt meie käitumises muutub, on see, et millega praegu siin väga palju millest räägitakse, on see nii-öelda ranging anxiety, ehk siis selline läbisõidu ärevus on ta vist eesti keeles. Et see, et kui ma võtan oma sellise tavalise paagiga bensiiniauto ja virutan sinna 5 minutiga 600 kilomeetrit sõitu sisse, eks ole, siis elektriga niimoodi ei saa, aga nüüd ongi see, et kuna laadid lähevad kiiremaks, laevad järjest kiiremini, siis tegelikult, mis muutub meie käitumises, on see, et ega tegelikult ei ole kasulik sõita 8 tundi järjest, eks ole, paljud meist sõida ka. Ja see ongi see, et sa lähedki seal iga mingisuguse paari tunni tagant, kui sul ongi vaja teha lihtsalt sirutamispeatus või ma ei tea, WC-peatus, kohvipeatus, keerad lähimasse jaama sisse, paned oma laadija külge, käid seal WC-s ära või võtad ühe kohvi, selle 5 minutiga on sul järgmiselt 100-200 kilti sisse visatud ja see ongi täpselt 2 tundi, kus sa nagu järgmiselt lähed. Et tegelikult see on väiksem probleem, kui võiks salvata eeldusel, et neid laadijaid on piisavalt palju, et neid on piisavalt saadaval ja et nad on olemas nii-öelda siis piisavalt igal pool, eks ole. Aga enamus inimesi, kes sõidavad linna lähedal igapäevaseid tegevusi teevad, ei kasuta neid laadimisjaamu kunagi, vaid nad laevad kodu juures täis ja ongi korras, eks. Ja näiteks Rootsis on ju olemas ju 2025 avab selle pika trassi, kus praegu on mingid lühemad testrajad olemas, kus ongi tee peal, auto siis laeb tee peal sõites ennast. Ma tean, et bussidele tehakse ka sellist asja. Jah, et ma tean, see vist võeti Volvo või rekadele võeti see esimesena ette, aga siin 2025 peaks Rootsi avama mingi linnade vahel, see juba mingi 100+ kilomeetrit juba esimese elektriteeni, et terve selle tee peal saab siis auto ennast ka laadida. Kui mina tean, et märksin Volvo Scania või keegi igal juhul nendest rootslaste ilmselt esitavad ka on see, et bussipeatustesse on siis pannaks laadimisalused, nii et kui see buss peatuses seisab, siis ta samal ajal laeb, eks ole. Ja jumala geniaalne asi, nagu kas ma olen kuskilt kuulnud või lugenud, on näiteks sõidad parklasse, on nii, et induktiivlaadimine. Et ongi parkla alla on, ütleme nii, et see auto parkimiskoha alla on ehitatud nii induktiivlaadimisplaat, sõidad autoga kohal, hakkab laadima, sõidad pealt ära, lõpetab ära, tuleb sulle selle vastavalt sellele, tuleb arve ja ongi. Neid lahendusi on olemas ja ilmselt need ka tulevad, et tulevik on igal juhul elektriline. Ja 2035 on siis see, mis sajast ei tohi müüa uusi sisepõlemismootoriga autosid, sõiduautosid, busside ja selliste veoautode, sellistel on veel erandid tehtud. Aga 2 asja, mis on, üks asi on see, et kui sa oled praegu ostnud või ostad tulevikus endale bensiini või diiselauto, siis see ei tähenda, et seda sõita sellega ei tohi, et see on lihtsalt, et uusi ei tohi autotootjana müüa, aga vanu võib ikka kasutada ja müüa. Ja see on lihtsalt loomuliku vananemise käigus lõpuks vahetuvad välja, eks ole. Ja teine asi, mis ongi see, et kuna see seadus on olemas ja ilmselt teised liigid siis peale Euroopa Liidu, vaid ka teised suuremad liigid tulevad
ilmselt sinna järgi ja vaadates, mis Hiinas toimub, kui meeletu kiirusega seal elektriautode tootmine areneb, siis ilmselt ka sealkandis, mis tähendab tegelikult seda, et võib juhtuda, et need uusi autosid, tavalisi bensiini- või diiselmootoriga autosid me ei leia enam tootjate valikust juba kõvasti varem kui 2035. Nii et see tulevik sinna kanti läheb. Just. Selle tõdemusega me ka selle saatega seekord kokku tõmbame. Meie täname kuulamast ja tuletan teile loomulikult meelde, et kui te tahate anda meile teada, millest me võiksime rääkida või kui teil on küsimusi, millele me võiksime vastata, siis palun kirjutage meile. Meie meiliaadress on saade@euronics.ee või jätke oma kommentaar meie Instagrami ja Facebooki postituste alla. Me loeme need kõik läbi ja teeme saadet vastavalt teie soovile. Meie täname kuulamast. Kena päeva!